oleme omadega nüüd Otepääl. Ja mitte niisama reisil, vaid ikkagi triatloni pärast. Homme on võistlus, olümpiadistants ja täna jõudsime kohale, pakime lahti, lähme teeme kiire nii-öelda, mis see on siis, mitte soojendus, aga teist ujumise. Ja siis vaatame edasi. Ja enne veel teeme teile kiire room touriga. Just. Let's go! Kiire room tour ka teile siis. Me saime lambist upgrade'i niimoodi, et meil on suite. Väga random, aga jah, 2-korruseline tuba. Pruudi öeldi, et me saime lambist upgrade'i ja tegelikult, kes puhkis vaata. Ma võtsime voodiga üles, siin diivani peal vist ei taha voodin üle. Teine vets või? Mingi kummikust näin. Meil on saun. Mis asja? What the hell? Kuule, Otepääle võib teine kordki tulla, kui selliseid room update'e saab ju. Upgrade. Issand, kui lahe. Väga nice voodiga. Hea suur. Silver laiutab nii palju, et siis on ruumi. Väga lahe. Nii, toatuur on tehtud. Nüüd üks mees on valmis ujuma minema. Kalipso on pool seljas. Ja are you ready? Täpselt, lähme. Let's go! Taevas on küll hirmsalt tume siin taustal. See on eledam. Jah, seal on mingi ilus suvine, siin pool on mingi hirmus. Minu ülesanne nüüd on siis lasta seda push-pushi, et prillid ei läheks suduseks. Olema hakkab siis minema kuskile puude varju, on ju? Oma lemmik õhupalli puhumas ja... Vau, milline kopsumaht. No, ma lootsin, ma saan ühe korraga täis, aga kopsud on ikkagi pisikesed. One day. Kui ma need üle 7 hingamised basseinis normaalselt ära õpin või üle 5, mis Marti mulle paneb. Äkki siis saan ühe kopsu tõmbega. Siin nüüd tõesti soe hakata. Let's go! Turvalisus enne kõike. Saab pikutada vahepeal seal järve keskel jälle. Bye! Üks mees võttis siin Kalipso seljast, sest nii soe on. Hoiatati, et läheb palavaks. Läks Essa 300 meetriga. Aga ma teen kiirendusi nüüd. Kaks, üks. No nii, ujumine tehtud. Või ma panen Stravasse kirja, et suplesin soojas vees. Ja nüüd on aeg minna kõht täis süüa. Pitsut või pastat? Või mõlemat. Või mõlemat. Tulge. Tulge edasi. Aitäh, väga meeldib. Silver väitis, et siit poolt saab ilusti välja, nii et... Vau! No mis sa ostma tulid siia? Kas saia? Aga päriselt? Moosi ja saia. Jälle moosi saiad aega. Ja peale õhtusööki magustoit on ka secured. Sest nagu Karoliina ütles, suvel tuleb süüa vähemalt 1 jats päevas. Jah, õige. Mu parim sõbranna ütles sellise famous quote'i ja ma üritan seda nüüd jälgida. Katsun nüüd autol ennast jälgida. Seda ka, jah. Äkki mõtlesin, ma panen endal asjad täna korralikult kokku, kuigi meil on hommikul päris palju aega. Aga mul on siuke, ei meeldi see stressamine ja närveldamine ja kiirustamine pärast. Et ma toon autost praegu keelid ära, rattakingad ära ja muud asjad jätan veel siia. Pakin kõik kokku, panen võistlusasjad valmis. Nii see on hommikul lihtsam, saab lihtsalt koti selga haarata ja minna. Panin oma kingad ja Kalipso siia rõdule kujuma. Siis saab hommikul võtta ilusti värsked riided endale. Et nad mõlemad on natuke niisked. Kalipso siis üsna loogilistel põhjustel ja kingad lihtsalt, kuna vahepeal sadas vihma, kui ma nendega sõitsin. Praegu pole taustal kuulda, aga siin on mingi tantse tagajäämine. Kuskil on mingi kontsert. Algul mõtlesime, et need on Triatloni Akadeemia inimesed, kes panevad ala püsti, et panid endale taustamuusikat. Aga nüüd tundub, et see on ikkagi kontsert. Siis hotell siin kumiseb ja väriseb vahepeal.
aga õnneks mul on nii sügav uneg, et kui ma magama jään, siis ei võta ükski kontsert mult unetunde. Õhtusöök, jah? Väike kerge snäkk ja moosisaiad nagu ikka. See on ikka tõesti Selveri lemmiktoit, mida süüa enne võistlusi. Nagu ilmalt selleta ei ole asi nagu täiuslik. Mul on vaja seda tampsu. Või mitu tampsu. Jah, ma arvan ka, et pigem mitut. Nii hea. Miks sa oma mingit pediküri näidata saad ja ma ei saa? Tere hommikust! Peaaegu juba lõuna. Aga Marleen meil natukene pakib kokku endale asja. Ma juba tulin autosse, et vaja siit ratas välja kookida, kokku panna. Siis lähme võistluskeskusesse, võtame stardimaterjalid ja siis hakkame soojendust tegema. Täna tundub, et siin on mingid siuksed hirmutavad pilved. Aga tegelikult on päris korralik küte. Tundub, et saab esimese võistluse teha, kus on siis vastupidiselt külmale ja tuulele hästi soe. Aga elame näeme. Igatahes vaim on valmis. Nii, Silver siin toimetab juba. Ratas on koos, ketas on all, mees on valmis. Jah, tuleb kett ära õlitada, rehvid täis pumbata ja siis saame hakata liikuma võistluskeskusesse. Väga hea. Kett vaja ka ikka ilusti ära õlitada. Õues on mega soe ilm, aga seal taga on mõned pilved veits koledad ka. Aga loodame ikkagi, et ilm jääb ilusaks, on ju? Ma isegi ei tea tegelikult, kui praegu päris aus olla. Mulle meeldib, kui on veits värskem õhk, samas ma ei taha mingit räiget padukat. Jah, mingi kuldne kesktee võiks olla. Jah, siuke pilvine. Jah, pilvine, aga sasju. Jookse ajal võib sadada juba, ratas kui on. Hea plaan, loodame seda. Suutsin käpad ikka õliseks teha, aga varsti puhkus tõesti. No õigel ratturil ongi ju sõrmed kogu aeg õlised. Küünealused mustad. Me lähme nüüd praegu toome Silluga numbri ära ja siis juba on soojendusaeg. Algab ratas, siis jooks ja siis võib-olla katsume varbaga vett ka. Jah. Kas ujud nüüd varsti Pühajärves nagu väike kala? On taas kohta. Mitte nagu vene kirves. Silver Salundo. Kuidas perekonna nimi? Salundo. S-A-L-U-N-D-O. Vana aja augutamine. Lemmiktegevus. Ma mõtlen, nüüd meil on uus numbrivöö. Seal oli 2 auku, on ju. No tee 2 üks ikka 3. See on 4, siis on nagu kõigile 1. Väga tubli. Sõnusime ära selle, et liiga hea ilm on. Silver ütles, et külmaga ja vihmaga on veits parem. Ei, ma vihma ei maininud. Soojendusaeg on käes, jah? Jah, vihm nagu, kui see tiputamine lõppes ära, mulle tundub. Enam-vähem. Ma lähen natukene kerin. Väga hea plaan. Let's go. Ma käple pane nagu see mõtlene päris. Miks sa siin juba klippinid siis? Avai. Üks poiss enne lihtsalt kukkus rattaga full ümber. Mitte nagu küljili, vaid nagu selja peale ja niimoodi, et ratas oli õhus. Kui te mäletate, siis Valgas ma ütlesin, et Triathloni Akadeemial oli One Directioni playlist, mis lihtsalt luubi peal käis järjest One Directioni laule. Ja see mängib jälle Otepääl ka. Mina naudin seda väga, nii et väga nice. Nii et shout out to Triathloni Akadeemia playlisti tegija, kes iganes neid teeb. See, et te kogu aeg mängite One Directioni muusikat on imeline. Noh, soojendus tehtud. No see on siuke märjendus pigem. Tulin ratta soojenduselt tagasi, taks räigelt kallama. Seal on üks väikene baar või pubi seal nagu otsa peal, kus me pärast rattaga välja lähme. Siis seal istus mingi 6 meest täiesti tahmas, sassid lookes laua peal. Siis ma korraks ootasin, et vihm üle läheks ja üks vana vaatab minu poole, veits nagu kõõrdi on, et üks silmad Selvast, teine Paidesse. Ja siis küsib mult, et kui küsida tohib, siis see sealt sul tagaratas maksab vist rohkem kui minu pesukott. Ma mõtlesin, mis kõrdi pesukott, millest ta räägib, ta rääkis oma Peugeot'st.
noh, kas maksab? Ma ei kujuta ette, ma ei küsinud palju, aga ma ka Peugeot või pesukoti ala saan maksta. Ei tea. Ei, Marleeni üks lemmiktegevusi. Kleepsutamine. Täna toimub, Lemmik küll, aga see ei tähenda, et ma selles alati hea olen. Enne kui hea meel, et Triatloni Liidu peasekretär Kaisa Rahu on taas kord abis meil seda protsessi siin läbi. Nii perfektselt ma pole vist kunagi teinud. Filigraanne. Ei ole lihtsalt midagi. Spordiinimesed kõik üks mull on. ongi. Ning Ja järgmine Meelis ülesanne. numbri peale 20 minutit ja 6 sekundit. Estonia on out. Oota. Anna teile tulemuse 18 minutit Väga hea. 30. Nii, ratas on paigas. S-asjana kiiver lahtiselt pähe, siis siit võtan numbrivöö ja siis panen ajama. Sokid, vaatan, kas panen sokid ratta peale või jooksuks, prillid, peapael ja muud vaja olegi. Ja vahetusala on ka jälle kilomeetri pikkune, nii et korralik jooks. No nii, Hans on ka siin mõtlikult. Hans, lehvita! Professionaalne kaamel sai jälle oma tööd alustada. Soojendus tehtud ja No ikka õhk seisab, jah? varsti on start. Circa 15 minutit aega. Ma teen paar jooksuharjutust veel sinnapoole, kiirenduses. Aga Marti palus sulle just edasi öelda, et kuna ta täna ainult ujub, siis kui sa talle kalendriga ära ei tee, siis sa saad pärast vitsa. Vastupidi ju, ebaaus. Ta saab ujumise peeneks panna, ma pean hoidma. No võt, kui vitsa ei taha, siis pead ikka ära tegema. Okei, eks ma proovin. Kurn küte. Siin on reaalselt jah, mingi 30 kraadi lihtsalt. Sa oled selja pealt ka täiesti läbimärg. No ma tunnen, jah. Nii, Silveril on start antud. Mina olen jälle kaamel 100 asjaga ja üritan nüüd need hoiupunkte ära viia. Pean tõdema, et isegi kõndida on seda treppi päris jube, nii et joostus on veel hullem. Start on antud, seljakotid on pakihoidu viidud. Mina istun nüüd siin pingi peal raja ääres ja Silver peaks umbes mingi 14 minuti pärast tulema, midagi sellist. Aga ma arvan, et Sirk, kes ka osaleb siin täna, teeb ujumise mingi 20 mindiga ära ja jookseb must kohe mööda, nii ma üritan temaga saada kaamera peale. Läheb, Timo, pane nüüd! Nii, ma olen ka näost juba täiesti punane. Ma jooksin nii ruttu vahetusala lõppu, et näha, kuidas ta ratta peale läheb. Selle sain ilusti kaadrisse. Ja nüüd lähen tee äärde, kus SL ringil ma siis Silverit ei näe, aga sest ta on juba mööda läinud. Aga järgmisel ringil, kui ta uuesti tuleb, siis peaks ilusti saama videole. Let's go! See rattaraja ääres võistlejate spottimine on ka päris raske, sest nagu ma pean nii kaugelt ära tundma, siis ma tavaliselt zoomin telefoniga mingi 15-kordselt ülilähedale, et ma tunneks ära juba kaugelt, et ei filmiks kogu aeg mingeid võõraid mehi. Sest ülipaljud on nagu mustvalgelt riides samamoodi nagu Silver. Eks ma igaks juhuks hakkan filmima ja kui lähemale jõuab, siis saan aru, et polegi minu mees. Nii et, aga noh, ikka juhtub. Õnneks ma saan alati ikkagi õige Silveriga kaamerale. Sillu tuleb nii tublisti. Nii tubli. Tubli oled, musu, pane! Läheb, musu läheb, sa oled nii tubli. Pane nüüd! Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta.
Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. They getting nervous. Jooksurajal on vähemalt see pluss, et ma peaksin Silverit nägema vähemalt mingi vähemalt mingi 5-6 korda, võib-olla 7. Et 4 ringi on ja edasi-tagasi. Aga ma pean muidugi finishisse jõudma ikkagi cheerima. Aga mingi 5-6 korda näen ikka. I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't a person, you know that you last. I thought I told him I'm coming right back. I got a flows like it came from the tap and I came from my city, that's right on my back. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. That's how I shoot. Lately I'm driven like I'm on the road. They in my lane, I told them to move. Now that I'm done to prove, I'm in the city, just me and my crew. Told me I'm sick and I know that it's true, but I'm still gonna boss like I got a flu. Yeah, run it up, I told them that I'm coming back. So let me get all of this. Sain viimast korda Silveri veel kätte ja nüüd jooksin siia finiši juurde, et näha, kuidas Sillu finišijoone ületab. Positsiooni võrra tegelikult kõrgemale. Lemmin Peltile samuti siin. Ajaga 2.17. Õnnitlused sulle Palga. Silver, sinule mehed 25 klassi kolmas koht. Silver Hikki. Aurallustamisel ning Hendrik. Sinule mehed 20 klassi teisel kohal. 7.47 ujumisaeg. Vaatame, mis mul see ametlik ujumisaeg oli. See ujumine, ma rõvena. Mis juhtus? Raske, ma ei tea. Naised on nii kaugel, et 5 naist on läbi läinud, 6 naist on läbi läinud. Kurat, ei teinud ikka ära. Ei teinud ikka, Mart. Saadki veits, ai. Homme on rast mingi 5 kilti ujumist. 50 korda sotti. Absoluutarvestused 12. tulemus on siit tulemas. Järgikord sulle vedamiseks oled oma platseerud 3. kohale mehed 2024 klassis, nii et kui see nii peaks jääma, siis alustamine ootab Ma ei teadnud, kes on tähtis päev on. ja nii läheb nüüd start 5 kalenderplaan ette. Tehtud! Silveri semu tuli vastu ja ütles, et Silver jäi üldis 8. Seda me ei teadnudki. See on karjääri parim koht siiamaani. Sükestel võistel. Nii tubli! Tundub, et sulle meeldib mäest üles ja alla joosta. Palun, ei, lähme alla. Ärme üles läheme. Silver tuli nüüd siia alla veel kaasa elama ja varsti teeme väikse sulpsu. Tahaks ujuma minna, aga samas nii raske on olla. Üldi 8, see on crazy ju. Õige, kõige parem, mis on olnud ju tibu. Samas ma arvan, et need tugevad tüübid tegid kõik hommikul eliidi klassis võistlus ära, nii et siis oli vähem konkurents. Ei, ikkagi on 8. Ikkagi on 8. Selle võtame välja, keegi ei tea. Ma juba kujutan ette, kui mõnus see sulps võib olla. Mis arva, miks ma nii liivane olen? Ma praegu selle ära võtnud, see oleks natukene šokeeriv olnud. Seda ei ole vaja võib-olla tõesti vlogi teha. Revo, tule teeme võidu või? Mul on pead kätte. Ei, sa ei tea just vett. Pommi ikka. Ei, pommi ikka. Parkipuhter. No kuidas on? No vot, nüüd on nagu puhkuse lõpp, viimane puhkuse päev ja siis on suvetunne lõpuks. Oh, kui mõnus. Ärme teenikut edasi. Noh, mine võtta sappa. Näos saapunane jälle nagu see recording nupp. Aga nagu sokid, see ei ole higi, see on suuresti ka vesi, mis ma endale peale kallasin. Issand, tundus, et oli päris palav võistlus. Ma ei tea, kuidas pealtvaatamine oli, sama palav või? Oli küll. Kui sa ise meie vlogi tagasi vaatad, sa näed, kui punane ma näost olin ja kuidas ma jooksin ja ma jooksin nii palju. Aga see on nii hea, et sa oled sama punane nagu võistlejad. Jah. Siis ühel hetkel saab ka starti tulla.
sellised plaanid siis. Aga kes siis vlogib? Me palkame siis mingi tüübi endale, kes hakkab droone lennutama ja... Tavai, sobib. Kuulsite? Järgmine aasta ootab stardis, Marleen. Noh, kas on mõnus praegu trepist üles tulla või? Nagu sellest ühest vahesalast väheks jäänud. Nii tugev mees, et selle asemel, et tee peal kõndida, kõnnib siin käbide otsas. Kunagi öeldi, et see pidi olema tervisele hea, et kui talla alusele teed sükest väikest massaaži. Noh, kasvatab iseloomu ja? Käbid ja killustik ja kunagi maal ainult nii kõndisimegi. Olid need alles ajad. Nüüd on karbon, sussid ja värkina. Muutume pehmeks. Nii poeetiline. Siis jõudnud ka. Nii uhke selle mehe üle. Vedast all. Praegu on nii hea, et ka lipsalt ei ole vähem asju. Bye! Silver läheb, teeb natukene ratast peale veel ja siis varsti on juba autosustamine. Tegin peale kirimise ära, 20 mintsa. Vahetan riid ära. Ja siis autosustamise ära. Liiga tihti seda ei juhtu, aga see hooaeg nüüd juba teinekord poodium veel. Muidugi konkurents oli võib-olla pisut väiksem, sest üldis 8. koht ei kõla mulle nagu reaalselt ikka veel. Aga uhke tunne, väga lahe. Näitan veid seda logistilist poolt ka. Kui lõbus kogu see aftermath on. Kõik see pakkimine ja muud avaare. Nii, üks mees tuli oma rattalõdvestuselt tagasi. Ma tegin ülevaate ja kuidas ma auto ära pakkisin ja... Nii tubli vlogger. 25-29, kõmale maa võidab Silver Saludo Superia ühiskonnast 2 tundi 16:36 tulemuseks. Teine koht, Silver Hein, Goose Swim ujumisklubi. Siis alistamatuks jäi Tri-Passion triatloni klubi mees. Tänane sünnipäevalaps Kristo Brangel. 2 tundi, 6 minutit, 6 sekundit. Ole hea, Kristo. Valluta poodium. Kolmanda kohta võidab Tairi Valdre. Tulemusega 2:48:41. Vot seda ta ootas. Matemaatikat veel teinud, aga minu sisetunne ütleb, et sa tõused naiste arvestuse tõelise triatleedisarja liidriks, vähemalt sisetunne võiks nii öelda. Igatahes täna teine koht. Ja naised 30-34 klassi võidab Merlin-Liis Tomela. 2 tundi 38 minutit ja 2 sekundit. Kiired friikad ka veel enne, kui fotosse lähme. Torm tuli, aga vähemalt tuli vikerkaar ka. 20 sekundit peale. See käis küll väga ruttu. Vähemalt said friikad. Me oleme siin söögitelgis peidus nüüd, sest nii rämedalt hakkas sadama. Ma elan parimat elu praegu. Kõik asjad lendavad lihtsalt. Kõik inimesed on lihtsalt ühe telgi all peidus. Isegi see Värska pudel lendab varsti minema. Ja võitja, Karise Hansalu. 3:9 minutit. Vihm jäi nüüd natuke vaiksemaks, nii et me üritame autosse kõikida. Täiesti läbimärg. Võiksin rahulikult oma ujumismüssi ja prillidega tulla. Praegu isegi ma arvan, Kalipso oleks ka täitsa okei. Täiesti. Jesus. Ühesõnaga ma tahtsin öelda, et täiesti läbimärjad. Triatlon on lahena. Veel mõtlesime, et äkki saame esimese triatloni, mis on full päiksega. Põhimõtteliselt saime. Soojenduse ajal saime vihma nüüd autosustamise ajal. Aga meil ei ole kuiva triatlonit olnud see aasta. No nii märga ei ole ka olnud. Ma olen nagu pesirott. Jaa, aga mul oli vihmavari ja vihmakeep. Siin on täiesti kohutav.
Silver ütles, et on tubli poissõber ja läheb toob auto maja ette, aga ma mõtlen oma elu valikutega. you can do this, sa oled niikuinii läbimärg, nii et. Suksu tuleb niimoodi maja ette. Väga mugav. Me jõudsime nüüd koju. Silver sai on ju poodiumilt sellise auhinna, aga kuna me jäime tormi kätte, siis selle kaerahelbepudru põhi lihtsalt tuli ära, sest kõik oli läbimärg ja nüüd see puder on lihtsalt siin kotis. Nii et me kahjuks jäime ühest kingist ilma, aga õnneks riis ja vahvlipulber on ikkagi olemas. Nii et vedas, aga see jäi vihma kätte ja kogu pudru on põhjas. Läks eile õhtul nii kiireks, või õigemini me jõudsime nii hilja koju, et peale lahtipakkimist ei jaksanud enam vlogi lõppu teha. Seega ma proovin siin väikse tuulega praegu. Ujumine pigem aeglasem, kui ma lootsin. Sama silmaga lipsata, see kindlasti mõjutab mind päris tugevalt, sest ujumistase ei ole nii kõva. Aga 1.48 tempo, tegelikult saab rahule jääda, aga oleks olnud rohkem. Rattas 280 vatti, normalized power, 278-279. Mäed tapsid täitsa ära, aga korralik pingutus. Ja see lõputõusud seal enne vahesalast tulekut olid ikka päris karmid. Kõige kergemad käigud, ikka oli siuke tunne, et selge eest tuli alla tagasi. Ja jooks lõpuks 4.14 tempo. Polegi ammu nii aeglaselt 10 kilti jooksnud. Aga see taaskord üles alla ja rattas väsinud jalad, et ega seal väga palju purakat rohkem polnudki. Proovisin pingutada, aga ikkagi iga ringiga läks järjest raskemaks. Aga eraldi tahaks välja tuua selle, et pealtvaatajad või kaaselajad olid mega lahedad. Kuulsin hästi palju enda nime. Väga palju plaksutamist, hüüdeid, karjamesi, pasunaid, kõiki vilesid ja tulesid, et hästi tore niimoodi joosta ja võistelda. Raske on ikka, lihtsalt natuke näitab. Loodame, et teile meeldis Otepää vlog. Ja järgmine on siin juba Maardu, nii et kui Otepääl ei näinud, siis loodame näha Maardus ja kes Otepääd ei vaadanud, siis loodame, et vaatate Maardu vlogi. Ja kuna Marleen minuga ratast kerima ei tulnud, siis teen selle lõpu vaatusega ise ära, nii et aitäh kõigile ja bye!